Kaasaegse kunsti Eesti keskuse juhataja on tubli inimene. Tema karjäär on olnud hiilgav Päevalehe reporterist suure asutuse juhiks. Ja tegelikult on seda tunda ka, et on praktikat, millele toetuda. Ja ta on oluliselt muutnud kunstifunktsionäride reisiharjumusi ja ärge kartke populismi, ärge kartke. No ja anname välja, tunnustame seda. Ja me anname välja selle kuu eriauhinna Johannes Saarele. Ja anname selle välja pealkirja eest, mis on ilmunud ajakirjas kunst.ee. meditsiiniajakirjas. Ja pealkiri on regionaalse protektsionismi lipu all globaalse kolonialismi vastu ehk plaanidest. Kuidas saaksime seda tunnustada? No tunnustama peab, see on täiesti selge. Ja kuidas kunstnik ikka tunnustab, kui väike pilt ja pildil on väike maja lume sees. Ma loodan, et meeldib. Laulame. 3, 4. Laulan nüüd sulle ma, uinu ellake sa. Laulan kui eemama, uned on magusa. No ma ei tea, ametnikule kingituse andmine on peenkunst. See on iidne ja tänapäeva noored, ma arvan, ei valda seda teemat hästi. Et kallis sõber, ma arvan, kui sa lähed nüüd selle pildiga Kaasaegse kunsti keskuse ukse taha ja arvad seda, et ta võtab sinu kingituse vastu, siis ma arvan, et see on äärmiselt naiivne lootus. Ükski kogenud bürokraat sel viisil toodud kingitust vastu ei võta. Ja võib-olla mõni nooruke, kellel puuduvad riigiaparaadis toimimiseks vajalikud kogemused ja kelle haldussuutlikkus ei ole piisavalt suur. Aga siin peab vist tegema niimoodi, et sa lähed selle kingitusega, siis sa tahad seda kingitust üle anda ja kõigepealt sa pead manama sellise näo, sellise nii mureliku näo nagu Elin Kaardil või sellise libeda näo nagu Andreas Trossekile, siis sa immud selle pilliga, sa lähed maadligi, kas kuidagi ei saa, et ma nagu ikka, mitte mul midagi puudust oleks. See on selline moment, et äkki te võtaksite vastu. Puudust oleks, aga äkki te ikka nagu võtaksite vastu ja siis on see lihtsalt, et ma arvan, et Johannes Saarel vanal Päevalehe ajakirjanikul ta mõistab, teil tekib kontakt, eks ole. Tekivad assotsiatsioonid, tekivad mälestused. See kõik tuleb meelde. Päevalehe suvepäevad. Viskasime oda, sportisime koos, pärast väike. See kõik tuleb meelde. Ja ma arvan, kingituse rituaali vaieldamatu osa on ka see, et olles saanud selle hinnalise paki, eks ole, tõstab see ametnik selle pildi on ju, paneb oma portvelli. Kilekotti. Ja kilekotti paneb ja ütleb, tüdrukud, miks te nii palju vaeva nägite?